Tere tulemast Automobiili Curato kanalile ja erilised tervitused kõigile püsijälgijatele. Olen Joonas ja aitan teid hea meelega teie auto müügi puhul. Enda spetsialiteediks loen eriti autosid, mis on vähe erilisemad ja mida kindlasti tasub pakkuda ka välisturgudele, aga üldiselt aitan teid hea meelega igasuguste autode müügi puhul. Ja täna meie ees on siis 2017 aasta Škoda Octavia Kombi Ambition business varustustasemega. Auto on siis registreeritud 2017 aasta lõpus, 1,6 diisel, 85 kilovatti, esiveoline ja automaatkäigukastiga. Ja vaatame siis ta natukene siin videopildis üle. Tegin paar tiiru ümber auto ja siit paremalt poolt tegelikult ei olegi väga midagi välja tuua kohe. Ma siin mõningaid asju märkasin, nagu siin näiteks on üks värvitäke, koopa ümbert on natukene värvi maas. Siin on näha, muidugi nüüd ta on selline vahva punane auto, kõige paremini kaamera seda hetkel kätte ei saa. Ühesõnaga siin on sellised kerged kriimustused peal, ukse all leiab märke, vaata mis siin on. Siin ilmselt on pigi ümber, rattakoopa, vaatame siit. No, sellised väga marginaalsed minu hinnangul, mina siis, kes ei ole auto, mis puutub värvitöödesse, kindlasti mitte ekspert, pigem selline asjaarmastaja, leiab siit kasutusjälgi siit ja sealt. Aga auto on 8 aastat vana, 259 000 läbi sõitnud. Et midagi harukordset ei ole, eelkõige siis negatiivsest aspektist. Et sellised üsna minimaalsed kasutusjäljed, arvestades meie parklakultuuri. Vaatame siit veel. Ja siit koobast ümbert jäi mul kõige rohkem silma. Võib-olla siin peegli peal ka. Noh, sellised täiesti, ja no, siuke märgikene siin ei ole isegi kahjustus, vaid pigem on asi, mille saab õigete vahenditega maha. Siit eespoolt auto näeb täiesti viisakas välja. Ka, noh, kui me otsime, siis me ka leiame siit servadest väikseid kahjustusi ja no muidugi kapotteks. See on paratamatu, et arvestades, et kasutatakse ka killustiku libedustõrje vahendina, leiame siit kivitäkkeid. Aga muidu selline igati viisakas seisukorras masin. Ja enne kui sisse lähme, toon siis välja ka, et üks lisa, mis mulle autode juures väga meeldib, on see panoraamkatus, panoraamkatuse luuk. Et sellel autol on see olemas. Ja vaatame nüüd sisse ka. Seest, nagu ikka, kipun ütlema, jätkub sama lugu nagu väljast, et autod on üsna sarnased seest ja väljast konditsioonides üsna tihti. Kerge kulumine siin juhiistme polstril, kus sisse välja istutakse, aga muidu näeb üsna viisakas välja. Siit ka juhimatt on kulunud sealt täpselt kanna alt, aga see on kõik normaalne kulumine. Arvestades, et edumeelsematel markidel ma olen näinud, et siin on nagu tugevdatud see mati osa ja see on niisugune tavaline õhuke riidest matt nagu ka kaasreisijate omad, et siis siin pole nagu midagi imestada, sest tavaliselt on siin taga on mingisugune tugevdus Audidel ja BMW-del, nagu siin põrandal on, eks, aga sellel matil lihtsalt ei ole seda. Aga vaatame kas või rooli, siis ei ole üleliigset kulumist väga märgata. Ilmselt tulenevalt mingisugusest lisadest või varustusastmest, siit on altlapik rool, mis on tavaliselt sportlike autode oma. Istmed on manuaalselt reguleeritavad, mis mulle isiklikult väga meeldib. Mida vanemaks auto läheb, seda parem see lisa on. Huvitav on Škodade puhul see, et ka automaatkastiga autodel on nagu reaalne käsipidur. Et ei ole elektriline, vaid on reaalne käega tõmmatav käsipidur.
Siit seest oskan veel välja tuua, et sellel autol on siis suurem ekraan. Vaatame, jah, peab süüte sisse panema, ei pea ka, aga paneme ta igaks juhuks kinni, et siit muusikat mängima ei hakka. Ja vaatame siis üles ka. Nagu ma välja tõin, siis üks mulle isiklikult väga sümpatiseeriv lisa panoraamkatus, et meeldib personaalselt. Vaatame taha. Taga jätkub sama lugu. Selline täitsa viisakas, et mõistlikult kasutatud auto. Et siin nagu mõned märgid on kasutusest siin ja seal, aga midagi negatiivset ei ole välja tuua. Vaatame siit veel ülesse ka seda panoraamkatust, mis nagu ma ütlesin, see on lihtsalt personaalne sümpaatia. Paneme siit kinni, vaatame ka pagasiruumi üle. Samamoodi väga viisakas. Siin Škodal on huvitav süsteem rulool. Siin on niisugused rajad ruloo jaoks. Seda pole täheldanud Audide ja BMW'de puhul. Ja siin on küljetaskud, mis tavaliselt Audide ja BMW'de puhul on ka igasuguseid mooduleid täis. Ja väga, väga ruumikas pagasiruum tundub. Muidugi mulle sümpatiseerivad nii-öelda universaalkerega autod rohkem igapäevaseks kasutuseks, et just selle ruumi pärast, mida pakub täismõõdus pagasiruum. Ja vaatame veel kapoti alla ka. Ka siin ei ole täheldada mitte midagi eriskummalist. 1,6 liitrine TDI mootor. Ja siin talve poole päevane valgus ei ole nii hea, aga siit ka ei ole suurt midagi paista, et autot on viisakalt hooldatud. Minu teada viimased 2 aastat siis on hooldused on tehtud Forsis, aga selle info leiate kõik kuulutuse kirjeldusest. Sinna saan kõik täpsemalt kirja panna. Paneme siis siit kapoti kinni ja võtame selle ülevaate siit kokku. Lähme teeme väikse proovisõidu nagu alati peale ja hüppame siis rooli. Nagu alati siis väike proovisõidu osa ka. Ja esimene asi, mis mul selle auto juures kõige rohkem silma jäi, on see rool. Võib-olla tulenevalt sellest, et mulle seondub see Audi sportmudelitega, SRS, aga ma panin seda tähele, kui ma autot juhtisin, et see rool on lapik, et seda lapikut osa nagu sa sensoorselt tunned ka. Aga siin on meil väike hüpekas. Ja kui ma natuke selle autoga sõita sain, teine asi, mis mulle väga käepärane tundub alati autode puhul, on need käiguvahetus lapatsid, nupud, flappy paddle, eks, lapats. Et nendega mulle meeldib mängida ka automaatkastiga autodega, meeldib mul käikudega pidurdada. Aga muidu, nagu ma ütlesin, kui sa siin sees istud, siis ausalt öeldes mina, ja see ei ole hetkel müügijutt, kui ma siin istudes vaatan ringi, siis peaks kiitma selle auto kooste kvaliteeti. Võib-olla on natuke pime ka, eks, kell on 3:30 talvisel ajal, et valgus ei ole nii hea, et kõik detailid ei paista silma, aga siit ei saagi aru, et seda autot nagu kasutatud oleks. Et see hetkel minu jaoks, minu silmadele, eks see on subjektiivne, siin istudes näeb see auto nagu uus välja.
kui tohib siin rääkida millegist, mis on niisugused personaalsed kiiksud, siis enne ma mõtlesin selle autoga sõites, et meil on nüüd tehisaru, tehisintellekt on järjest arenev, siis minu probleem alati nende uuemate autodega, millega ma enamjaolt olen sõitnud Bolt Drive'iga, mis on samas klassis, mis on tihtipeale ka Škodad, on see, et nende käigukastid minu meelest käituvad väga imelikult, et pöörded hoitakse väga madalal, arvestades seda, et diiselmootorile siis puhtama põlemise eesmärgil ikkagi sobiks selline natukene kõrgem pööre kui seal 1000-1500 juures. Ja siis ma hakkasin enne mõtlema, et nendel autodel võiks olla siis käigukast nii võimekas, et kui sa paned ta siin, see on manuaalrežiim, või siin on tähistatud spordina, et ta õpib selle selgeks, kuidas sulle meeldib, et ta käiku aetaks läbi selle, et sina kasutad neid valitsaid siin taga. Aga see on selline uitmõte, see ei ole konkreetselt selle autoga seotud. Eelmise video kommentaaris oli üks pahandaja, kes ütles, et ma ei muliseks ja räägiksin ainult autos, aga ma ütlen teile ausalt, mida ma teile siin räägin siis. Ambition Business varustustase, ilmselt sellest tulenevalt, ma tean, et see ekraan on väidetavalt suur ekraan, ma ei oska teile öelda, milline väike ekraan on, see on suur. Ma saan aru, et siin on see rool lapiku põhjaga. Ma vaatasin teisi samasuguseid autosid, võtame siit natukene kurvi ka. See oli päris hirmus. Pehme vedrustus, lamellrehvid, kõrge seinaga. See oli teistsugune tunne, kui siit näiteks viimati S6-ga läbi sõites, mis tundus ka, et läheb nagu ümber. Siis, jah. Aga oskan veel öelda, et vaatasin kuulutusi riides sisu, see on pool nahk, eks keskelt riidest, külje pealt on nahk. Ja siit sellega saab ka üsna kähku otsa see, millest mul siin rääkida ei oleks. Et kui ma räägiksin ainult sellest autost, siis mis me istume siin vaikuses. Et mis ma veel oskan välja tuua? Iluliistud ustel. Need on plastikust, aga niukse värvitud jätmaks imitatsiooni metallist. Panoraamkatuse luuk, mida juba sai nagu mainitud ka väljast ülevaate juures. Ja siit edasi, siis olekski õnnis vaikus. Ma panen natukene ta lihtsalt drive režiimi peale, nagu ma ütlesin, mulle tegelikult isiklikult otseselt nii sõita ei meeldi, tulenevalt sellest, et näiteks praegu ta on 5. käiguga ja mina eelistaksin, et oleksin 4. käiguga. Täpselt 2000 pöörde peal oleks optimaalne, aga automaatrežiim nii ei mõtle. Et mina alati mõtlen selle peale ka nii, et kuskil toas on neid 1-100 inseneri, kes ja igasuguseid insenere, kes on siis välja mõelnud need süsteemid ja pannud need teatud moodi tööle. Selle jaoks on mingi põhjus, aga see ei välista ka seda, et minul kui lõpptarbijal on siis mingisugune oma visioon sellest, kuidas ma seda toodet tarbida tahan ja konkreetselt uute autode puhul nad kipuvad pöördeid madalal hoidma või tegelikult üldse käigukastid läbi aegade ja kusjuures minule meeldib ka mootoriga pidurdamine, et ilmselt need kastid on väga efektiivsed võrreldes millegiga 2000 algusest, aga nad võiks ka rohkem, eriti just vaba jooksul või mingit teatavat vastupanu osutada, eriti kui sa vahetad käike alla. Et siis, siin tulebki see jutt, mis ma enne rääkisin tehisarust ja käigukastist, mis võiks ju käitumismustreid õppida, aga see on selline lihtsalt uitmõte. Mina ei ole insener ja ma ei ole ka kasutajakogemusega tegelev inimene, mis puutub siis
kogemust inimese jaoks, et ma ei tegele mingisuguse toote disainiga, et ma tõesti ei oska öelda, kas mu mõtted on õiged või valed. Need on puhtalt autohuvilise mõtted tarbides seda sõiduvahendit. Aga nagu näete, sõidab nagu kulda, paneme siit. Vot nüüd sobib see 7. käik, kuna oleme üks maantee kiiruse juures. Aga muidu sõidab vaikselt. Autol on all lamellrehvid. Siin ees on radar ka mingisugune, aga ma pean jälle siin endale tuhka pähe raputama. Ma näen, siit on mingisugused, ta ikkagi tunnetab enda ümber toimuvat ja kas on distantsihoidev, püsikiirushoidja või mitte, seda ma teile siit niimoodi sõidu ajal peale vaadates ei oska öelda. Kuna minu tugevus on siiski sellised 2000 algusautod ja sealt ma ka vaevalt kõike tean. Aga jah, ma kõigega ei ole kursis, kuna mul sellist kasutamiskogemust napib sellist autode puhul. Et ma olen Bolt Drive'is kasutanud neid ja põgusalt siin istun sees, eks ühe Octaviaga olen veel sõitnud natukene. Aga noh, siit ma arvan mõnes mõttes võibki selle ülevaatega vaikselt kokku võtta. Et selle proovisõidu eesmärk, igaks juhuks toonitan üle, ma seda igas videos ei räägi, aga ei olegi anda mingit põhjalikku ülevaadet sellest autost. Et põhjaliku ülevaate nii väljast kui seest, kui sõiduelamuse kogemise jaoks saab ikkagi, kui tullakse ise kohale ja kogetakse seda autot vahetult. Et minu eesmärk nende videote puhul on anda lihtsalt selline üldine ülevaade ja need, kes on tõesti huvitatud selle auto vastu, on teretulnud tulema kohale ja selle auto oma silmaga üle vaatama. Samamoodi käib ka tehnilise seisukorra hindamise aspekt, et mina ei selles ega ka tulevastes ülevaadetes ei pürgigi andma täielikku ülevaadet sellest autost, sest esiteks mul ei ole vastavat haridust või mingisugust sertifikaati ja teiseks see ei olegi võimalik, mis puutub sellisesse põgusasse video teel üleantavasse kokkupuutesse. Aga saades selle ära öeldud, aitäh neile, kes vaatasid siiamaani. Autost huvitatud isikud, olete teretulnud autot üle vaatama, proovi sõitma ja mis siit ikka, et kohtumise ja nägemiseni tulevastes videotes. Aitäh kõigile, kes mind järjepidevalt jälgivad ja aitäh kõigile, kes selle video lõpuni vaatasid. Aga siit mina soovin teile tulenevalt kellaajast ja valgusastmest väljas head õhtut.